See on huvitav teema, see mehaaniline ja spontaanne. Et ühtipidi räägitakse pühakirjades ära tee seal seda, ära tee pattu, siis reguleeritud vaimne elu, saatana pakti, loe püha nime, suhtle pühendunutega, toitu tervislikult, kultiveeri inimlikke omadusi, eks ju, see pool eksisteerib. Aga samal ajal öeldakse, et ega mehaaniliselt, kui sa kõik õieti teed, et siis lõpuks valik on ikkagi absoluudi poolt, palju ta sulle annab ja kuidas ta ennast avab ja ta vaatab siis, palju sul see mina mulle, minu mantra seal tegelikult taga on. Kui sul on ikkagi kõiki need asju teed mehaaniliselt, eesmärk on, et mina olen maailma naba, siis ta võib võimaldada seda illusiooni. Oledki kuskil diktaator või saavutad mingi, ma ei tea, kõrgematel planeetidel mingi pooljumala koha ja saad tõesti seal nagu nautida justkui nagu peaaegu igavikku, eks. Seal on ka algus ja lõpp, aga nii pikk eluiga ja nii kõrged elustandardid ja et saad seda, et oled sooritanud mehaaniliselt askeese teatud ettekirjutused ja asjad ja saadki tulemuse. Aga hingel on hoopis teine värk. Et hingel on, sa oled nagu on mingi elusolend, kes sulle hullult meeldib, seda mehaaniliselt kõik õieti, lilled, värgid, kõik räägid poeetiliselt õieti ja see inimene vaatab, et tubli, nagu Jumal hindab, eks me jõupingutusi, meil ei ole veel spontaanset sellist omaga püüdmatut hinge armastust Jumala kõigi vastu, eks ju, et teenime tingimust, et anname oma keha, mõtte ja hinge, eks ju, kõikide heaks. Et meil seda veel ei ole, kuigi see meil loomulik seisund, ma alati olen toonitanud, siis ikkagi niimoodi, et selle armu näite, mis ma tõin, et see inimene ikkagi vaatab, palju selle omaga püüdmatust on, eks ju. Ma teen kõik lihtsalt, et ekspluateerida võib-olla ta keha, võib-olla ta on hästi rikkast perest, eks ju, kõike ta mehaanilist õieti. Ta vaatab, et kui siiras ma olen, eks ju. Palju ma olen valmis oma aega, oma siis sellist, oma egot ja kõike nagu hankarat valeegot siis unustama, et temal oleks hea. Mitte, et ta seda ootab, et Jumal ootab, et ta ei saa ilma selleta hakkama, aga niimoodi saab lihtsalt see armastus ja olla armastatud ja armastada, see suhe mõlema poole 100% toimida. Et võib-olla ühepoolne armastus ka, kõrged hinged armastavad kõike saavad aru pühakud, et me oleme langed hinged ja armastavad meid kui väikseid lapsi, eks ju, kes on rumalad ära eksinud. Aga kui nad tahavad meid aidata, siis lõpuks me peame natuke ise ka ennast aitama, sellest ma ka rääkisin. Et lõpuks sa pead natuke vaatama ise ka, mis sa mõtled ja mis sa sööd ja kõik need motivatsioonid ja kõik need asjad, eks ju. Et süsteem on lihtne, siis ta on nagu kahepoolne liiklus, annad endast parima, aga ei ole mõtet uhkeks minna või ei ole kavalaks, et kui sa midagi oled saavutanud, arvad, et nüüd ma veel nii ja siis ma saavutan, eks ju. Et kogu aeg on mõlema poolt, et Jumal vaatab meie vaba valikut, palju me üritame, eks ju, sellest ma olen palju rääkinud. Aga mehaaniliselt ikkagi peavad inimese omadused transformeeruma omakusu püüdmatuks armastuseks, siis on alles kõik teed valla, sest siis on nagu äriaeg läbi turule, nagu et sina mulle, mina sulle, käsi peseb kätt, eks ju. Aga kõrgemal transcendentaalsel tasemel on ka käsi peseb kätt, eks ju, nagu ma räägin, kahepoolne liiklus. Alles siis saab toimida, alles siis Jumal annab ennast täiesti mulle, kui mina annan täiesti ennast talle, 100%. Aga muidu ta ikka alal hoiab ja oma lapsevanema kohustusi täidab, et ta annab meile võimalus illusioonis olla, valikuvabaduses siia-sinna purjetada ja saada uus kogemus, kui teemast mööda me oleme jälle järjekordselt pannad ja nii edasi.